Vaatame, kuidas arvutada erinevatel alustel logaritmide väärtusi kalkulaatoril. Enamikel kalkulaatoritel on olemas vaid kümnendlogaritmi ja naturaallogaritmi klahvid. Seetõttu, kui me soovime kalkulaatori abil arvutada muudel alustel logaritmide väärtusi, siis tuleks üle minna kas kümnendlogaritmile ehk alusele 10 või naturaallogaritmile ehk alusele e. Vaatame mõned näited, kuidas seda siis võiks teha. No olgu meil vaja arvutada kalkulaatoril logaritm 7 alusel 3. Lähme üle näiteks kümnendlogaritmile. Kümnendlogaritmi klahv on kalkulaatoril olemas. Kasutades ülemineku seost saame, et logaritm 7 alusel 3 on kümnendlogaritm 7 jagatud kümnendlogaritm 3. Selle jagamistehte saame kalkulaatorisse ilusti sisse toksida ja tulemuseks on ligikaudselt 1,77. Arvutame järgmiseks logaritmi 216 alusel 8. Lähme seekord üle naturaallogaritmidele. Kasutades ülemineku seost saame, et logaritm 216 alusel 8 on naturaallogaritm 216 jagatud naturaallogaritm 8, mis on ligikaudselt 2,58. Ja viimaseks leiame kalkulaatoril logaritm 9 alusel 0,5. Lähme näiteks jälle üle kümnendlogaritmidele. Siis saame kümnendlogaritm 9 jagatud kümnendlogaritm 0,5, mis on ligikaudselt -3,17.